Jätkame siis tänast märgalade pühendatud konverentsi, kuna on märgalade päev ja nagu juba ennist sai öeldud, et selle aastane märgalade päev on 4 sellisele märksõnale pühendatud: väärtusta, toimeta, taasta ja armasta. Et sellist märgalade väärtustest siis ükskõik kas tagasivaatavalt või ettevaatavalt me esimeses plokis saime kuulda. Nüüd see järgnev plokk enne lõunat siis on sellele toimetamisele või majandamisele pühendatud. Ja Eestis on muidugi toimetatud nende märgalade kallal ikkagi väga kõvasti. Nii et ma mäletan, et sellist 2 fakti, et kui oli aeg, mil Eestis oldi väga uhked, et meil on peaaegu veerand meie maismaast on sooalad, et siis umbes 10 aastat tagasi, kui üks suur soode inventuur oli, et kindlasti teie teate seda paremini, siis kui selgus, et ikkagi umbes 2/3 sellest ei vasta tõele, et nad ei kvalifitseeru soodena, et see oli ikkagi väga suur üllatus ja rabav teadasaamine. Aga selle soode majandamise kohta veel nii palju või märgalade majandamise kohta, et nagu öeldud, seda on nii palju tehtud, et seda on põlistatud ka ju kirjandusteostes sellisel määral, et tuletan meelde, Valdur Mikita on ühes oma kirjatöös mingi sellise mõtte väljendanud, et rahvas, kelle kõige kuulsam kirjandusteos on 5-köiteline soode kuivendamise käsiraamat, ei saa päris normaalne olla. Ja ega ei peagi lisasta sinna juurde. Ja kui tuletame meelde, et siis just nende maastikega, millest me siin juttu teeme, Vargamäele Andres kõvasti müttas, ükskõik kas siis soode rabadega või siis nende soostunud niitudega. Ja seda, millised on siis muutused toimunud soostunud ja sooniitude levikus Eestis viimasel sajandil, on uurinud ja aitab meil lahti arutada Tartu Ülikooli taastamise ökoloogia teadur Triin Reitalu. Nii et Triin, ole hea, ootame sind siia kõnepulti. Tere kõigile ja aitäh kutsumast ja väga meeldiv konverents on olnud. Nii tore on üle hulga ja päriselt olla konverentsil. Ja mina siis tulen Tartu Ülikoolist ja taastamise ökoloogia töörühmast ja me oleme väga palju tegelenud erinevate poollooduslike pärandkooslustega just. Aga eelkõige on aur läinud rohkem siis sellistele kuivadele aladele, et Alvari taastamise projektist on kõik ilmselt kuulnud, ka puisniitudest oleme väga palju rääkinud, kuidas meil puisniitude pindalad on palju muutunud, aga et sellised niiskemad ja märjematel aladel asuvad poollooduslikud kooslused ja pärandniidud on jäänud võib-olla mingil määral tähelepanuta. Et siis täna katsume seda viga natukene parandada ja vaatame, mis siis on juhtunud ja millest me saame siis muutuste kontekstis rääkida. Et millest ma siis täna kavatsen rääkida on, et vaatan natukene kaartidele otsa, et milliseid kaardiandmeid meil on ja mille põhjal me üldse mingeid võrdlusi teha saame. Ja millised need muutused ja kui suured need siis on olnud ja arutame natuke selle üle, mis põhjused on nende muutuste taga, sest nagu te juba ette arvate võite, siis muutused on olnud ja on olnud suured. Ja ka mõistetes natukene, et see soostunud niit või sooniit, et klassikaliselt me siis jagame soostunud aladeks need alad, kus turbatüsedus on alla 30 sentimeetri ja sooaladeks need, kus turbatüsedus on suurem kui 30 sentimeetrit. Ja samamoodi siis, kui mõelda selle niidu mõistele, et siis niit oleks just kui see ala, kus midagi majandatakse, kas siis niidetakse või karjatatakse, aga need piirid on üpris hägused, et see üleminek siis sealt soostunult sooalaks on selline mitte väga terav ja kohe märgatav ja samamoodi siis see, et kui palju ja millal, milliseid sooalasid on majandatud, nii et me eelkõige ikkagi räägin ka madalsoodest üldisemalt, et mitte ainult siis konkreetselt majandatud soodest. Ja tahakski sellest majandamisest siis lõpupoole natuke rääkida ja ma loodan, et jääb aega ka aruteluks, et miks ja kui palju meil on majandatud ja kas me võiksime seda jälle teha. Et siin on siis 2 sellist raamatut, mis küll otseselt ei sisalda kaarte või Eesti NSV Taimkate raamat ju sisaldab kaarte,
Et need klassifikatsioonid on siis mul tänase selle võrdluse aluseks, et Eesti NSV taimkotte kaardistamise käigus siis kaardistati soid ja sooniite ja samamoodi siis loodusdirektiivi elupaikade kaardistamisel oleme me siis erinevaid soostunud alasid kaardistanud ja neid omavahel võrrelda ei ole väga kerge. Et kui ma nüüd vaatan neid soostunud klasse siin vasakul ja paremal on nad tegelikult ikkagi väga ei kattu. Et üsna selge on siis lamminiitude ja lammisoode klassifikatsioon kõige alumine, et seal tõesti on näha, et enam-vähem mõeldakse ühte ja sama asja, aga need ülejäänud klassid siis, kui nüüd nagu Eesti traditsiooniliselt siis taimkotte kaardistamisel me räägime liigivaestest ja liigirikastest soodest ja sooniitudest, siis loodusdirektiivi elupaigatüüpide puhul on meil siis selline suurem natuke teistmoodi lähenemine ja pigem siis nagu selline majandamispõhine lähenemine, et kas on majandatud või ei ole majandatud, kui siis nagu selle Eesti NSV taimkotte klassifikatsiooni järgi tundub, et see majandamine on lihtsalt osa sellest kooslusest olnud ja seda ei ole nagu peetud oluliseks eraldi välja kaardistada neid majandatud soid või majandamata soid. Ja kindlasti siis puisniidud ja puiskarjamaad, mis loodusdirektiivi järgi on nagu siis majandamispõhiselt eristatud, osad neist siis asuvad ka soostunud aladel ja seda me siis nagu selle kaardistamise järgi väga eristada ei saa. Aga vaataks siis nüüd neid kaarte, et siin on siis nüüd näha see Eesti NSV taimkotte kaart, mis siis on Tartu Ülikooli teadlaste poolt ka digitaliseeritud, nii et me saame seda siis KISS-i programmides vaadata ja näha ka seda, kus kohas siis, kuhu on siis kaardistatud tollel ajal need soostunud ja sooalad. Et siin olen ma siis tõesti välja toonud kõik need madalsooalad ja mis me siit näha võime, on selgelt, eks ole, jällegi see lubjarikas piirkond, kus meil Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti on siis pigem sellised liigirikkad madalsood, lubjarikkad madalsood ja Lõuna-Eesti on siis siin nagu teise värviga natukene. Ja väga selgelt joonistuvad välja siis sellised suuremad lammialad ka. Ja olge nüüd siis valmis tänapäevaseks kaardiks. Et üsna nukker on see pilt, eks ole, et kindlasti me võime rääkida ka sellest, et see kaardistuse detailsus on üsna erinev ja ka kaardistamise eesmärk on olnud, eks ole, erinev, et kui Eesti NSV taimkotte kattis siis tervet Eestit, siis loodusdirektiivi elupaigatüüpe oleme me ikkagi esmatähtsaks oleme pidanud siis just kaitsealadel neid kaardistada detailselt, aga siis tegelikult Pärandkoosluste Kaitseühingu ja Eestimaa Looduse Fondi eestvõttel on kaardistatud ka väljaspool kaitsealasid neid soid ja soist soostunud alasid. Nii et tegelikult need on ikkagi mingil määral võrreldavad need kaardid. Ja mul kohe tekkisid siin nagu küsimused, et kuidas siis nagu võimalik, et osad alad on nagu täiesti ära kadunud, et kui ma nüüd siin on nagu nii kribuse kõik, et ega väga seda kaarti jälgida ongi raske, et näha on, et eks ole, need osad lammialad on endiselt alles, asi seegi. Aga kui me katsun nad siia ühe pildi peale panna, 2 kaarti, siis mul esimene küsimus tekkis, mis juhtus ema- ja suursooga. Et siin on nüüd küll selline kaardistamise aluse võrdlus, eks ole, ema- ja suursoo ei ole ju mitte kuhugi kadunud, vaid et on siis tänapäevastel loodusdirektiivi kaartidel siirdesoona enamus sellest massiivist. Nii et, ja seda ma siia kaartide peale ei pannud, nii et see ei ole kuhugi kadunud. Võime siis naljatamisi öelda, et 70 aastaga on rabastumine liikunud, siis soo on liikunud rabasuunas, mis on ka omamoodi õigus. Aga näiteks Hiiumaa tekitas mul küll küsimusi, et kuidas on võimalik, et Hiiumaa on täiesti valge ala tänapäevaks ja võtsin selle KISS-i kaardi ette ja zoomisin sinna Hiiumaa, siin kus need uhked sood tunduvad olevat ja seal on nagu väga selge see kuivendusvõrk näha ja selgelt siis soovikumetsad on seal praegu nendel endistel niidualadel. Et Saaremaal
Lääneosas võib-olla on veel üht-teist alles, aga Ida-Saaremaad on siis tabanud samasugune kuivendumisbuum. Nii et ikkagi kuivendus on ka väga suuresti kogu selle muutuse taga, et selles kindlasti me ju ei kahelnudki. Ja kui me nüüd vaatame neid pindalasid, et ma siis arvutasin selle kaartide põhjal ka siis kogu pindalad. Ja tegelikult unustasin rääkida seda, et puisniitude, puiskarjamaade puhul sinne see pindala ja ka seal kaardi peal neid ei olnud praktiliselt nähagi, aga seda ma ei võtnud nagu kõiki puisniite ja puiskarjamaid, vaid ainult need, mis siis kattusid selle Laasimeri kaardi soostunud aladega. Nii et need on siis, võiks siis arvata, et praeguseni säilinud soostunud ja sooaladel asuvad puisniidud ja puiskarjamaad. Ja need kohe kindlasti ei ole praeguseni kõik majandatavad, et need on ikkagi need, mis on inventeeritud siis puisniitudeks, puiskarjamadeks. Ja pindalad on üsna drastiliselt erinevad ja siis samas, kui võrrelda nüüd neid Eesti NSV taimkatte kaardi digitaliseeritud numbreid ja siis võtta ette see raamat ja lugeda sealt, siis ka need pindalad väga ei kattu. Nii et mulle tundub ikkagi, et seda kaarti võiks väga rohkem usaldada, et äkki siis need kaardipindalad on õigemad. Ja kui me siis vaatame kogu pindalasid, siis enam-vähem täpselt 5-kordne on see kõigi nende soostunud ja madalsooalade pindala vähenemine. Ja kui ma nüüd lähen siin korraks tagasi veel, et üks asi, mis siin välja paistab, on see, et tegelikult liigivaesed madalsood, mis taimkatte kaardi järgi on olnud hästi laialdased ja mida põhimõtteliselt tegelikult Natura või loodusdirektiivi elupaigatüüpide all ju tegelikult ei ole. Et siis, kui ma vaatan nagu neid Eesti koosluse tüüpe seal Natura tüüpide all, et siis tegelikult enamus neid liigivaeseid soid on ikkagi pressitud sinna liigirikaste madalsoode alla. Et kindlasti on ka neid liigivaeseid madalsoid, mis on jäänud siis nagu Natura elupaigatüüpide alt välja ja mida ei ole seetõttu kaardistatud, et mingil määral on see drastiline vahe ka sellest tingitud, aga osaliselt on nad ikkagi sinna liigirikaste madalsoode alla paigutatud, nii et ikkagi see vähenemine on suur. Ja samas oleme me siis väga detailseks läinud oma kaardistamises, et kui seal Eesti NSV taimkatte digitaliseeritud kaardilt on siis võimalik umbes 1200 sellist KISS-i polügooni välja lugeda, siis praegu on neid üle 11 000. Ja põhjustest ma siin natuke juba siis rääkisin, et kohe kindlasti need kaardid natukene on niimoodi, et võrdlen nagu võrreldamatuid, aga kindlasti osaliselt see muutus on ikkagi ju päris, aga osaliselt on ta siis tingitud tõesti sellest, et need kaardistamised on olnud nii eri eesmärkidel ja eri alustel ja erineva detailsusastmega ja selgelt siis maaparandus on üks põhitegija. Aga nüüd ülejäänud osa sellest ettekandest tahaksin siis pühendada sellele, et kas ja kui palju me teame sellest, et kuidas me oleme oma soid majandanud, neid, mida me siis ei kuivendanud parasjagu, et kas seal siis toimus ka mingit muud majandamist. Et selge oli see, et kui rahvastikutihedus oli suur ja enamus inimesi elas maal ja loomi oli ikkagi palju, et siis üritati kasutada kõike, mis oli saadaval. Ja võib-olla üheks selliseks veidi nukraks tsitaadiks on siis selles samas Eesti NSV taimkatte raamatus on kõigi koosluse tüüpide kohta sellised laused, kui palju sealt saab saaki ja et kas on mõtet teda pidada sellise kooslusena, nagu ta on, või oleks mõistlik ikkagi ära kuivendada. Et kes siin ladina keelt ei loe, et siis me räägime siin lubika ja pääsusilma kooslusest. Et tänapäeval nagu soovitada seda ära kuivendada tundub üsna julm. Ma olen üsna pikalt olnud paleökoloog ja töötanud siis Geoloogia Instituudi paleökoloogia töörühmas. Ja sood on sellised tänuväärsed kohad, kus me tegelikult saame infot sealt samast soost. Kui me selle turba üles võtame, siis me tegelikult näeme seal siis erinevaid taimejäänuseid ja ka õietolmu jääke, seente eoseid
ja nende põhjal saame siis tegelikult üht-teist öelda selle kohta, milline see soo ise on olnud ja milline see ümbritsev maastik on olnud. Ja siin on siis üks turba läbilõige Lääne-Saaremaalt, Viidumäe Allikasoost ja seal siis on see soo ajalugu on 9000 aastat ja need mustad mummud seal all servas, siin on siis erinevad seenteeosed ja need seened on siis spetsialiseerunud just looma sõnnikul elamisele. Nii et nende põhjal me saame nagu rääkida natukene sellest, kas ja kui palju neid loomi seal soos on käinud ja no ilmselgelt käivad seal ka metsloomad, et loomulikult ei ole siis kogu aeg ja eriti siin, kui vaadata seda ajaskaalat, siis esimesed loomad siin paistavad üle 7000 aasta tagasi, et kindlasti need ei olnud kariloomad Saaremaal. Aga see viimane, kus ma olen punase ringi ümber tõmmanud, et seal viimase siis 100 aasta jooksul on see seenteoste kontsentratsioon tõesti üsna suur ja seal on siis selgelt tegu ikkagi kariloomadega. See soo on küll praeguseks väga, Saaremaa mõistis ikkagi tõesti üsna kaugel kõigest kogu tsivilisatsioonist, aga seal läheduses on siis 2 mahajäetud talu, kus kindlasti olid siis loomad ja need loomad liikusid üsna vabalt siis ilmselt ringiga nende soode peal. Ja üsna lihtsa sellise Google'i otsinguga lehm soos sain ma sellise toreda pildi, et ilmselgelt ka paljudes sellistes perekonnalegendides räägitakse sellest, kuidas käidi neid lehmi sealt soost välja tõmbamas, et see on nagu olnud üks põhiprobleem suurte loomade soos karjatamisel ilmselt, et nad jäävad sinna kinni, aga see on olnud üsna tavaline ja eelkõige siis just sellistel perioodidel, kus siis kuivemal alal võib-olla ei ole seda toitu nii väga saada loomadel. Ja Tammsaarest siin juba juttu oli, et minul on ikkagi ka Tammsaare tsitaat, ega peab olema ja see on minu meelest väga tore, et seal on see üsna kuulus lõik sellest, kuidas siis käidigi seda lehma soost välja tõmbamas. Aga mulle meeldib see viimane lõik seal sellest, kuidas me arutasime kodus ka, et mis see mustpea siis olla võiks. Et ilmselt siis ikkagi tuppvilpea, et sellist mülgast, kus tegelikult ka lubikat nimetatakse mustpeaks, aga lubikas väga ei kasva nii mülkas, et lehm sinna kinni saaks jääda. Ja mulle eriti meeldib see, et ega loom rumal ei ole, et loom läkski ikkagi sinna sohu sellepärast, et seal oli midagi süüa, kuna seal kuival maal tol hetkel ilmselt ei olnud. Et ilmselt on siis tegu sellise varakevadise ajaga, kui arukarjamaa oli alles paljas. Ja üks selline tore Saaremaa luuletus, looduse teemaline, mis siis lõpeb ridadega, et vikati all kiunu soomätta hein, et selgelt siis ka niideti soodes ja seda on, ma arvan, et Eesti kirjanduses päris palju, et ma üldse ei pidanud palju vaeva nägema, et neid 2 kohta üles leida. Kui nüüd natukene teaduslikumalt vaadata, et siis Kesk-Euroopas on uuritud üsna palju seda, et kuidas märgalasid on kasutatud ajalooliselt ja millised on traditsioonilised märgalade kasutamised. Et siin siis on käidud ja küsitud inimeste käest just sellist vanaaegset kasutust, et see ei ole nüüd mitte praegune, vaid pigem siis küsitluste põhjal kokku pandud, et kui palju siis teatakse ja milliseid kooslusi kasutati ja milliseid loomi siis sinna märgaladele lasti. Et üllatavalt palju on juttu sigadest, et sead siis käisid seal soodes. Ja nagu me teame, siis meie oma metssead ka väga naudivad soid. Et nad kohe mõnuga teevad omale sinna basseine ja käivad seal niimoodi spaas. Ja samamoodi siis ka ikkagi kodusigade kohta. Ja just see tuleb väga välja, et neid märgalasid kasutati just sellistel perioodidel, kus kuivematel aladel heina ei olnud või kui siis sooviti seda heina pigem nagu koguda niitmiseks ja talveks. Ja siis saadeti need koduloomad sinna märjamatel aladel sellistel perioodidel, kus ei olnud siis võtta kuivematel aladel. Ja praegu siis Euroopas on üsna populaarseks läinud selline termin nagu rewilding, kus siis üritatakse nagu võib-olla siis
taastada sellist olukorda, kus need suured rohusööjad liikusid vabamalt meie maastikes ringi. Ja ma ei kujutagi ette, mis olukorda siis täpselt üritatakse taastada, et me võime rääkida sellest, et eelmisel jäävaheajal oli meil kindlasti palju rohkem suuri rohusööjaid. Aga nüüd siin pärast viimast jääminekut, kui on inimene üsna laialt levinud, on neid suuri rohusööjaid, selliseid veiselaadseid rohusööjaid ikkagi üsna vähe. Aga samas, kui me mõtleme, kuidas meil siin talude ajal või ütleme siis esimese Eesti Vabariigi ajal ja võib-olla enne seda loomi peeti, siis ikkagi käis see ka nii, et loomad olid ju kuskil väljaspool külasid või külade vahel ja põllud olid siis aedade sees, et tegelikult need loomad liikusid ikkagi üsna vabalt ringi. Et ei olnud niimoodi, et meil oli karjaaed ja siis seal karjaaia sees olid loomad, vaid pigem elas see inimene oma põldudega seal aia sees ja loomad olid väljaspool. Et seda siis üritatakse Euroopas erinevates skaalades ja erinevad initsiatiivid siis nagu taastada seda, et saata siis kas selliseid poolmetsikuid hobuseid või poolmetsikuid veiseid niimoodi maastikesse uuesti toituma. Ja ütleme nii, et Kesk-Euroopas on see võib-olla kõvasti keerulisem, kui me võib-olla võiksime siin Eestis ka proovida mingitel aladel. Aga et Kesk-Euroopas on need regulatsioonid nagu veel suuremad ja neid alasid tegelikult nii suuri ja piirideta alasid leida, kuhu saaks nagu nii suured loomad lahti lasta, et nad tõesti suudaksid seal ka jätkusuutlikult elada, on üsna keeruline. Nii et kui nüüd natukene jääb mul siin aega selleks diskussiooniks, et siis me võiksime sellest rääkida, et kuidas te arvate, et kas võiks uuesti loomi sohu lasta. Ilmselgelt me enam lehmi sealt välja aitama minna ei saa väga tänapäevase lehmapidamise stiili juures, et pigem me siis loodaksime selliste loomade peale, kes ise sealt soost välja saavad. Ja väga selliseks kiireks kokkuvõtteks, et soostunud kohe selgelt, eks ole, pindala on vähenenud, isegi kui me vaatame, et kaardistamise alused on olnud veidi erinevad ja kuivendusel on väga suur roll, aga et tahaks arutada siis selle kariloomade mõju üle ja et kui palju siis see soostunud ja sooalade majandamine meil varem erines ja kas see on kuidagi looduskaitseliselt oluline ka tänapäeval. Aitäh, kui on küsimusi. Aitäh Triinule, siin ma jätan sul ühe asjakese ka, aga et kui on küsimusi või ma saan aru, et Triin küsis ka kas kommentaare või arvamusi sel teemal, et siis jaa, näen seal. Ma olen nüüd Läänemaal natuke seal vaadanud ja seal tundub, et ilma majandamata aladel on just soostunud niid see, mis ei kasva metsa, muud puisindud kasvavad metsa, aga seal on see puittaimede kasv nii kehva, et seal suudavad ka põdrad ja kitsed arvukuse miinimumiga selle ära pügada. Nii et sellise vanadel suurtel puisindualadel on säilinud niiduna just need lubikakooslused eelkõige. Seda on hea teada. Nii, kas meil on? Jaa, ongi veel. Mul on selline küsimus, et kas sa oled, kui sa oled kaardianalüüse teinud ja hinnanud neid asju, et kas on mingisugune selline aimdus, et kui suur osa siis meie nendest madalsoodest võis olla kunagi sellel tipphetkel siis niidetavad, karjatavad, et ilmselt soostunud niidud olid tõenäoliselt suuremas osas. Aga kui me vaatame nüüd neid suuri laiu Lääne-Eesti madalsoid, et kas sinna soo keskele nüüd jõuti avaste soo keskele või olid ikkagi põhiliselt äärealad? Nojah, see taimkatte kaart sellele vastust ei anna, et seal on ikkagi need soostunud niidud ja madalsood pandud nagu ikkagi üsna ühte potti, et see majandamine ei ole siis kaardistamise alusel olnud oluline. Aga me saame praegu vaadata ka üsna detailselt vanu aerofotosid, et Maa-ameti kaardiserverist tasub ringi suumida seal sisse välja, et sealt tegelikult saab üsna aimu, et kas ja kui suurelt on majandatud. Jaa, seal on veel küsimus.
Et mul ka selline kommentaar või küsimus, ma ei teagi, et sa põhiliselt rääkisid karjatamisest ja ma ei ole nii suur spetsialist nende selliste puisniidu ilmeliste mustrite tekkimisel, aga kui 2009-10 oli siis see Elfi soode inventeerimise projekt, siis mina käisin just seal Tõstamaa Varbla valdade kandis ja Eerikul oli sinna väga palju selliseid alasid pandud, mis asusid seal kas siis luidete tagustes sellistes alades, kus ja talud olid seal samas kõrval ja ma kõndisin neid mööda ja siis ma vaatasin, et see on nagu puisniit, et seal olid need taimekogumid ja need mustrid olid sellised, et just eelmisel aastal lõpetati see majandamine ära ja ma pean ütlema, et see liigirikkus ja kõik see ilu, mis seal oli, et see oli nagu suurepärane ja siis ma ka mõtlesin, et kas meil tuleb kunagi selline poliitika, mis kuidagigi toimetab seal nii, et need kinni ei kasvaks ja üle ei kasvaks, sest pajud ja paakspuud ähvardasid seal üsna ümber. Et need, see kõik rääkis nagu sellest, et seal on kõvasti toimetatud, et neid kohti ikkagi ju võiks teha, aga küsimuses see on nii raske ja tüütu, et sa pakud karjatamist, aga mulle tundus, et see ilu oli seal rohkem võib-olla niitmisest. Ja ma usun küll, aga et kui me räägime nüüd puisniidu majandamisest, siis aruniitudel on see ikkagi mingi väikese masinapargiga ka võimalik, aga siis sinna päris soostunud aladele ma ei kujuta ette, et ikka vikat on vist ainult see, millega sinna ligi saab, et pinnast nagu ülemäära ei kahjusta ja mingid vagusid sisse ei tee või tuleb leiutada mingi selline äge robot, mis hõljub kuidagi seal soopinnal ja niidab samal ajal. Ja ma loen siit meie veebist ka ühe kommentaari, et Pille Tomson on kirjutanud, et arutasime koos karjatamist märgade niitude päeval Karulas paar aastat tagasi ja tänapäevase karjatamise puhul loomad vabatahtlikult sohu ei lähe. Et kui Tammsaare ütles, et loom ei ole loll, siis tänapäevaselt siis võib-olla on või? Ja aga selle tõdemusega, et loom kas on loll või ei ole, siis vist peame praegu lõpetama, sest et ajakava sunnib meid edasi, nii et aitäh, Triin, ja kes tahab sel teemal, saab Triinul kindlasti veel siit sabast kinni võtta ja teemat isekeskis jätkata. Aga siin eelmises plokis juba oli jutuks selline teema ju nagu süsiniku sidumine ja see, et märgalad võivad olla nii väga head süsiniku sidujad, kui siis kuivendatuna ka väga head emiteerijad kasvuhoonegaasidele. Ja üks teema, millest mina isiklikult väga palju ei tea või see tundub mulle ka keerukas, on kogu see nähtus, mida nimetatakse nüüd vabatahtlikuks süsinikuturuks, ehk siis, et looduslikud märgalad seovad süsinikku, aga kuidas seda süsinikku arvestada kliimamuutuste pidurdamiseks suunatud poliitikate raamas ja kas taastatud soovod saaksid tulevikus ka kuidagi rahalist kasu sisse tuua, et sellest siis vabatahtliku süsinikuturu võimalustest ja väljakutsetest, siis märgalade taastamise näitel peaks meile Zoomi teel nüüd rääkima Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Laura Remmelgas. Et Laura, kas sa kuuled meid ja oled valmis ette astuma? Ja, tere. Ma loodan, et väga kuulda. Aga ma kuulen ka enda häält mitmekordselt, aga proovime hakkama saada. Et kõigepealt suur aitäh Elfile suurepärase sisuka konverentsi korraldamise eest. Et mul on tõesti väga kahju, et viimasel minutil ei olnud võimalik ikkagi Tartusse tulla. Eks see probleem on see, mis paljudel täna, et pereliikmed on koroonas. Aga proovime hakkama saada. Ja erinevalt eelkõnelejatest ma täna ilusaid looduspilte ei näita, vaid proovin lahti rääkida sellise keerulise teema nagu vabatahtlik süsinikuturg ja kuidas see siis võiks suhestuda märgalade taastamisega. Et millised väljakutsed, võimalused, potentsiaalsed karid seal võiks peituda. Kui süsinikuturgude toimimine praktikas kokku võtta, siis üldjoontes võib need jagada 3. Ehk esiteks kohustuslikud heitkogustega kauplemise süsteemid, inglise keeles ETS, ja Euroopa Liidus, mida ka ma arvan, et on juba tavainimeseni väga palju jõudnud läbi uudiste, on
Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem suurtööstustele ja energiatootjatele, kus süsteemi alla kuuluvad ettevõtted ehk siis kauplemissüsteemi kohuslased peavad järgima reegleid, mis on paika pandud õigusaktidega. Ja selles süsteemis on väga selged heitkoguse vähendamise eesmärgid seatud ja see ongi see, mis seda turgu siis ka suunab. Siis on toiminud vabatahtlikud baastaseme ja akrediteerimise mehhanismid ja Kyoto protokolli alt olid nendeks nii ühisrakendus kui ka puhta arengu mehhanism, mis olid projektipõhised ja heitkoguste vähendamisega tegeleti üksikute projektide tegevuste tasandil, lepped näiteks puhta rakenduse mehhanismi ühisrakenduse alt sõlmiti ka riikide vahel. Tänaseks on need mehhanismid lõppenud ning nende asendamiseks luuakse uued Pariisi kokkuleppe artikkel 6 raames. Valmis need veel ei ole, töös ei ole, aga on kavandamisel. Ja sellised krediteerimise mehhanismid on olnud sellised, kus 2 riiki ei tohi näidata ÜRO-le esitatavas aruandes samu kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikuid, ehk siis ei tohi olla topeltarvestust. Ja samale loogikale alluvad lisaks riikidele ka sektorid, kellel on otsesed heitkoguste vähendamise kohustused Pariisi leppe ees ning kus nad võivad neid osaliselt katta vabatahtliku turumehhanismidega. Selleks on näiteks rahvusvahelise lennunduse kauplemissüsteem Corsia. Aga kuni 2020. aastani võisid ka Euroopa heitkogustega kauplemissüsteemi kohuslased osa oma kohustustest selliste vabatahtlike mehhanismidega katta, aga alates 2021. aastast Euroopa Liidus seda enam ei võimaldata ETSI-lt. Ehk siis seda vabatahtlikku turgu sellisena kohustusliku turuga täna enam segada ei saa. Ja kolmandana on siis selline täiesti vabatahtlik turg, kus ettevõtted ostavad süsinikukrediiti oma keskkonnaväidete toetamise eesmärgil. See täna on teatud mõttes paralleelne süsteem, kuna ettevõtete süsiniku jalajälje arvestus on riiklikust kasvuhoonegaaside inventuurist eraldiseisev. Ja kui nüüd ettevõte toetab mõnda vabatahtliku korvamise projekti ja saab selle eest süsinikukrediiti, siis projekti mõjud, kui need on reaalsed, võivad kajastuda selle riigi ja sektori inventuuris, kus seda tegevust ellu viiakse. Näiteks maakasutussektoris, kui on alasid korrastatud selliselt, et on vähendatud süsinikuheidet või suurendatud sidumist. Kuid neid ühikuid ei saa siis arvesse võtta ühegi teise riigi inventuuris ning nendega ei ole võimalik vähendada ka mõne teise sektori süsiniku jalajälge. Ja ettevõtete poolt tasaarveldatud heitkogustega kauplemist ei arvestata ka nende asukohariigi riiklikus eesmärgis, vaid need kajastuvad siis üksnes nende ettevõtete jätkusuutlikkuse või aastaaruannetes. Seega sellises täiesti vabatahtlikus süsteemis panustavad ettevõtted kas siis globaalsesse või riiklikesse kliimaeesmärkidesse. Ja mida võib veel tuua välja, on see, et Euroopa Liidus ei ole ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja keskkonnaväidetega seotud vabatahtlik süsinikuturg reguleeritud, aga tulemas on mitmeid algatusi, mis seda ühel või teisel moel võiksid mõjutada.
Ja kui me räägime siis edasi nüüd konkreetsemalt sellest vabatahtlikust turust, kus ettevõtted ostavad süsinikukrediiti oma keskkonnaväidete toetamiseks, siis nagu ma juba mainisin, on see Euroopa Liidu tasandil reguleerimata, aga see on ka reguleerimata rahvusvaheliselt ja riiklikul tasandil. Ja täna seda turgu suunavad sertifitseerijad ja korvamise programmid, millest tuntumad on sellised rahvusvahelised tegijad nagu Verra ja Gold Standard, kellel on oma registrid, oma metoodikad ja oma siis nii-öelda sertifitseerimissüsteemid. Ja seetõttu selline vabatahtlik turg tugineb suuresti ostjate ning sertifitseerijate ja korvamise projektide pakkujate vahelisel usaldusele ning nende poolsele väitele, et turul müüdud krediit aitab tõesti kaasa heitkoguse vähendamisele. Aga mida me oleme ka ministeeriumi poolt tajunud ja mida meile ka katusorganisatsioonid on öelnud, on see, et see huvi täna on meeletu ja see on kasvavas joones liikuv. Ehk siis nii maaomanikud kui ka siis ettevõtted, kes oma jalajälge soovivad kuidagi hüvitada, aga ka erinevad vahendajad, et palju on ka küsimusi selles suunas, et millised need projektid või ühikud on siis usaldusväärsed. Ja näha on, et turul on suured ootused, aga seda ebaselgust on hästi palju. Ja seda ebaselgust ei muuda kuidagi paremaks ka see, et täna juba väga paljud tegutsevad. Meil on väga paljud tegijaid või osapooli sellel vabatahtlikul turul, kellel on erinevad ootused, huvid, erinevad taustateadmised. Et nagu ma juba mainisin, suuresti kujundavad seda turgu täna sertifitseerijad, kes on üldjoontes valitsusvälised organisatsioonid, mis kehtestavad süsiniku korvamise projektidele kriteeriumid, sealhulgas ka metoodikad kasvuhoonegaaside heite vähendamise või sidumise arvestamiseks, aga ka siis seiretingimused. Ja neil on ka enamasti siis oma registrid, kus neid ühikuid hoitakse, ettevõtetele maha kantakse, edasi müüakse. Siis projektide arendajad on need, kes kavandavad süsinikukrediiti tootvaid projekte ja viivad muu hulgas läbi või siis korraldavad ka taastamistöid, kui me räägime maakasutussektorist. Ja nende seas võivad olla ka maaomanikud, aga võivad ka olla siis sellised nii-öelda professionaalsed arendajad. Ja siis meil on veel terve hulk vahendajaid, nagu maaklerid, kauplejad ja edasimüüjad, kes vahendavad süsinikukrediite ja mõningal juhul võivad vahendajateks olla ka ettevõtted või siis lõppostjad ise. Need, kes on ostnud kokku suurema hulga krediite, aga neil pole neid endal sellises mahus tarvis läinud ja nad müüvad neid edasi. Ja tänased platvormid üldjuhul ka võimaldavad sellist edasimüümist. Ja viimane instants on lõppostjad, kelleks võivad olla nii ettevõtted kui ka üksikisikud, ehk igaüks, kes soovib oma heitkoguseid kompenseerida. Aga turg, mis ei ole reguleeritud, aga kus on samas mitmeid osapooli ning käib tegutsemine, on toonud kaasa nii usalduse puuduse kui ka killustumise. Ja võib öelda, et turul pakutavate süsinikukrediitide kvaliteet ei ole ühtlane, et kindlasti on neid, mis on kvaliteetsed, aga esineb ka palju rohepesu ehk siis nii-öelda kuuma õhu müüki.
ja lõppostjatel on väga raske hinnata, et millised need kvaliteetsed turul pakutavad projektid ja ühikud täna on. Palju on ebaselgust seoses hinnakujundamisega, tulemuste võrreldavusega, aga ka projekti läbi saadud tulemuste saavutamise ja kestmisega. Ja välistatud ei ole ka topeltrahastamine ehk siis ühe krediidi või ühiku eest võib maksta mitu lõppostjat. Aga kuidas kogu see vabatahtlik süsinikuturg meil siis Pariisi leppe eesmärkidesse sobitub? Et sobitub küll, et seal on üritatud nüüd mingil määral ka vabatahtliku turu osas selgust luua ja viimasel COP-il vastu võetud otsustega lepiti siis kokku 2 tüüpi süsinikukrediidis, milleks on siis kohandatud ja kohandamata. Kohandatud krediit tähendab seda, et kui riik, mille territooriumil tegevus aset leiab läbi siis vabatahtliku korvamise projekti, et tema arvab siis need ühikud oma inventuurist välja. See välistab topeltarvestuse juhul, kui neid ühikuid soovib osta mõni riik või sektor, kellel on otsesed kohustused Pariisi leppe ees ja kes soovib neid osaliselt siis vabatahtliku kompenseerimisega katta. Ja siis on ka kohandamata krediite, mis ei sobi Pariisi leppega võetud kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et mõju läheb arvesse selle riigi inventuuris, kelle territooriumil siis projekti ellu viiakse, aga need ühikuid võib siis osta näiteks mõni ettevõte, aga üksnes siis oma keskkonnaväidete toetamiseks, mis ei ole seotud riiklike eesmärkidega ega kohustustega. Et Eestis täna meil küll otsust ei ole, et milliseid krediite riiklikult reguleeritult võiks väljastada, aga minu hinnangul arvestades nii Euroopa Liidu ambitsioonikaid eesmärke kui ka sektorite vahelisi paindlikkusi, siis täna on meil võimalik rakendada volitustega krediiti. Ehk siis riiklikust inventuurist ei ole huvi midagi tänase teadmise juures ja vähemalt tänaste eesmärkide valguses välja arvata. Aga võttes arvesse üha suurenevat maaomanike, vahendajate kui ka siis lõppostjate poolset huvi, oleks tarvis kohalik vabatahtlik turg paremini läbi mõtestada. Ja siin on ka riigil oluline roll täita ning seda eelkõige siis selguse loomiseks, et tekitada turuosalistes arusaamist ja usaldust ja vältida rohepesu ja ületada ka turutõrkeid, mis täna võiksid olla, mis on seoses siis selle vähese informeerituse ja nende ohtudega, mida nähakse. Aga ka toe tekitamises võimalike metoodikate, kriteeriumite paikapanemisel. Samas on riik teadlik, et väga oluline on ka riigi enda poolne panus.
sealhulgas ka märgalade taastamisse. Aga me näeme, et erasektori kaasamine võiks aidata neid investeeringuid võimendada. Aga kuidas kogu see eelnev jutt siis märgaladega on seotud, et ma küll olen näitena sinna sisse pikkinud. Nimelt on maakasutuse muutuse ja metsanduse sektorid, kuhu alla paigutuvad ka märgalad, ühed prioriteetsemad, kus oleks võimalik erarahastuse toel alade taastamist ja korrastamist kiirendada. Ja seda seetõttu, et need tegevused tihti ei ole ise majanduslikult tasuvad. Riigi ressursid on ka piiratud, aga meil on kõrged riiklikud kliimaeesmärgid. Nendes valdkondades on suur heite vähendamise potentsiaal läbi nende tegevuste. Ka ostjad on huvitatud sellistesse projektidesse panustamisest. Pakkujate huvi, ehk siis maaomanike huvi on täna väga suur. Ja mida me peame ka oluliseks, on see, et kui süsinikuheite vähendamise tegevusi ellu viiakse, et sellega peaks kaasnema ka panus teistesse keskkonnaeesmärkidesse, nagu elurikkus. Ja maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori puhul iseenesest on olemas juba erinevaid metoodikaid, aga neid on vaja kindlasti kohandada Eesti oludele vastavaks. Ja ma tõin siin välja ka siis kliimaeesmärkide poole, et komisjon on teinud ettepaneku tõsta Eesti maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori eesmärki oluliselt võrreldes praeguste arvestusreeglitega. Ja ettepaneku kohaselt peaks Eestis maakasutussektor siduma 2,5 miljonit tonni CO2 ekvivalenti 2030. aastal. Ja siin on riiklikust inventuurist toodud välja ka LULUCF-sektori kasvuhoonegaaside heitkoguste ja sidumise trend alates 90. kuni siis 19. aasta seisuga ja tumesinisega on märgitud märgalad, mis on siis heite poole peal. Aga nagu ma mainisin, siis märgalade taastamine pakub vabatahtliku süsinikuturu kontekstis mitmeid võimalusi, aga seal on ka mitmeid väljakutseid, millega meil tuleks arvestada ja millest teadlik olla. Võimaluste poole pealt suurendada taastatavate alade mahtu ja kiirendada siis taastamistempot, mis omakorda toetab riiklike kliimaeesmärkide saavutamist maakasutuse muutuse ja metsanduse sektoris. Ja nende projektide tarbeks loodud metoodikad ja seire panustab ka riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri riigispetsiifiliste andmete tekitamisega. Aga väljakutsed on seotud samuti metoodikatega, et kuigi ma mainisin, et meil on nende tegevuste osas metoodikaid, mida on võimalik kohandada, siis just see kohandamise küsimus võib olla nagu väljakutse, et oluline on ka see, et me vaataks kasvuhoonegaaside
heitebilanssi tervikuna, et mitte ainult süsiniku heite vähendamist või sidumist, vaid me vaataksime siis kõiki riiklikus inventuuris kajastuvad kasvuhoonegaase. Ja siin IPCC metoodikad ei pruugi olla meie jaoks parim lahendus, ehk meil on vaja kohandada ja olla ka kindel, et see vähendamine reaalselt toimub. Et me ei müü võib-olla vähendatud süsinikuühikut, aga kõrvalt jätame arvestamata selle heite, mis ikkagi võib tekkida. Siis üheks väljakutseks võib olla ka kliima- ja looduskaitse eesmärkide kooskõla. Ehk siis oluline on arvestada ideaalis mõlemaga maakasutuspraktikate valikul, aga ühe eesmärgi saavutamiseks võib üks valik olla soodsam kui teine. Siis maa-aladel on erinevad omanikud, mis seab ka erinevad piirangud ja väljakutsed seoses nii taastamistööde läbiviimisega, projektide korraldamisega, tulemuste hoidmisega, hinnastamisega ja nii edasi. Ja mida võib-olla millele veel võiks mõelda, on see, et süsinikukrediit ei tohiks saada eesmärgiks omaette, et me peaksime mõtlema sellele kui vahendile, millega saavutada siis kliima- või looduskaitselisi eesmärke. Ja kuidas siis hinnata, milline korvamise projekt on kvaliteetne? Et siin on mitmeid kriteeriumeid, millele üks süsiniku heite korvamise projekt peaks vastama. Et esiteks ta peaks olema lisanduv, täiendav, ehk siis ilma selle projektita ei oleks seda süsiniku heite vähendamist toimunud. Et ma ei kanna sinna juba planeeritud või rahastatud tegevusi. Tulemus peaks olema püsiv, tegelik, mõõdetav ja mitte ülehinnatud, sõltumatult kontrollitud, unikaalne, ehk siis ühte ühikut ei osta kaks ettevõtet või eraisikut ja ei põhjusta olulist sotsiaalset ega keskkonnakahju. Ehk siis järgida tuleks nõndanimetatud to no significant harm põhimõtet. Et kui me ühes valdkonnas saavutame suure võidu, me ei tohi seeläbi tekitada kahju siis mõnes teises keskkonna või säästva arengu eesmärgis. Aga lühidalt minu poolt kõik. Et ma loodan, et ma teemat veel keerulisemaks ei rääkinud, et võib-olla mõningaid uusi mõtteid või selgust mõnes küsimuses sai pakutud. Ja aitäh Laurale ettekande eest. Me oleme ajakavaga natukene juba päris tihedaks läinud, et kui siis on aeg võib-olla üheks kiireks küsimuseks või kommentaariks, et ma vaatan siia saali poole. Kas teie seas? Ma ei näe praegu siin käsi. Jah, on. Tere. Et võimalus küsida tuleb ju ikkagi ära kasutada. Et ma jääks natukene laiemaks selle teema. Et kas me võime süsinikukvootide ja nende LULUCF-kvootide abil jõuda olukorda, et loodust hoida on kõvasti kasulikum kui majandades rikkuda? Et kas süsinikukvootidest ja LULUCF-i kvootidest võiks saada meil järgmine krüpto? Ma ei tea, kas nüüd järgmine krüpto, aga kindlasti, nagu ma mainisin, et me ei tohi ühe eesmärgi nimel kahjustada teisi eesmärke. Et näiteks põllumajandusmaade puhul me peame ikkagi järgima ka seda, et me oma toidutootmist ohtu ei sea. Ehk siis me peame ikkagi hindama ka seda, et milline
on see ühiskondlik vajadus erinevate tegevuste järele ja kindlasti ta võib soodustada oluliselt ka looduse hoidmist ja sellesse panustamist. Et võib-olla tulevikus me ei räägigi süsinikukrediitidest, vaid me räägime kuidagi üldisemalt loodusesse panustamisest. Et see võib olla ka üks nagu suund, kuhu poole kogu see vabatahtlik kompenseerimine liigub. Aga siin tuleb ikkagi läbi mõtestada see, et mis on nagu selle tegevuse eesmärk ja et me ei kahjustaks siis mingeid muid eluliselt olulisi valdkondi. Jaa, aga nüüd peame küll vist edasi minema, nii et aitäh, Laura, selle ettekande eest. Kui keegi meid veebist, kellel on kommentaare või küsimusi, siis jätke need julgelt sinna. Vajadusel toimetame need Laurale edasi ja muidugi ka siin koha peal see tahvel ootab teie vastukajasid sellele teemale. Aga majandamise ja kliimaneutraalsuse ja märgalade teemal kohe jätkame ka, et arusaadavalt, et turbatööstus on olnud siin ikkagi suur tegija ja on endiselt ja sellest, et millised need küsimused turbatööstuse ees siis on ja kuidas seda tööstusaru kliimaneutraalseks saada. Et sellest oma nägemust peaks meile esitlema nüüd Erki Niitlaan, siis Eesti Turbaliidu juht esimesest etapist selles töös, nii et ole hea, Erki. Tere ennelõunat, tänan kutsumast ja komplimendid kõigepealt korraldajatele, et nii vähe, kui ma olen konverentsil osalenud, siis hästi professionaalselt läbi viidud, et olen ise samasuguseid üritusi teinud ja tean, kui raske on selle hübriidversiooni ilusti toimima saamine, nii et siitpoolt ekraani kõik on super. Ja muidugi Turbaliit tervitab kõiki kuulajaid märgalade päeva puhul. Aga liigume siis ettekande teema juurde ja panin sellise võib-olla mõnes mõttes natukene provokatiivse pealkirja, et liikudes kliimaneutraalse turba poole ja ma ei räägi kindlasti mitte selle all süsiniku neutraalsest turbast, aga võib-olla kliimaneutraalsest turbast isegi on põhjust rääkida. Ja esimene etapp, korrastamine. Kuna konverentsid toimuvad 2-aastase välbaga, siis paar sõna kõigepealt sellest, et miks me üldse turbast räägime, siis ma hea meelega tutvustan ja täpsustan, et kui on etapp 1, siis millised on need teised etapid ja palju neid on. Õnneks saan teha ka väikese ülevaate korrastamisvajavatest tootmisaladest ja milline võiks olla meie nägevusest tegevuskava, millised on väljakutsed, millest osasid me juba teame ja millest võib-olla kõigist ka veel ei tea ja kas turbasektoril on olemas ka pikk vaade. Ja loodetavasti see kõik mahub siis ka ette antud aja sisse ilusti ära. Kõigepealt sellest, et miks me turbast räägime. Et ükskõik kuidas me oma majandustegevust korraldame või oma elu korraldame ja kuidas inimene keskkonnaga suhestub, siis paratamatu on see, et me oleme toorainetest sõltuvad. Erinevates siis tehnoloogilistes arenguetappides ja ka nii-öelda ühiskondlikes arenguetappides me sõltume erinevatest toorainetest, erineval hulgal, see on ajas muutub, aga me üldiselt teame, mis on ühe või teise tooraine potentsiaal. Ja turbas kuulub selliste toorete hulka, millel on väga kõrge potentsiaal erinevates kasutusvaldkondades ja see on võib-olla niisugune üldine ülevaade sellest, mida siis tänase teaduse taseme juures me turba kohta teame. Aga need, kes turbakasutusega kursis on, saavad ka kohe aru sellest, et kogu sellest spektrist kasutatakse praegu väga väikest osa. Ja selle slaidi mõte ei olegi nüüd mitte agiteerida turbakasutuse niisugust paanilist laiendamist, vaid lihtsalt tema potentsiaali tutvustada, sest me tegelikult ju ei tea, mis väljakutsed meil ka lähemate kümnendite juures ees seisavad.
et kui me näiteks räägime kõigest sellest, mis jääb slaidil sinna paremale poolele, mis on seotud keemiatööstusega, siis väga palju sellest keemiatööstuse toorainest tuleb meil naftatoodete baasil. Kui palju me saame sellest näiteks asendada biomassi toormega ja nii edasi, et need küsimused tulevikus alles vajavad käsitlemist ja kas sinna näiteks turbale ka mingisuguseid mõistlikke rakendusi tekib või mitte, siis see veel võib-olla ei ole täna teada, et osades nendes valdkondades lihtsalt täna ei ole turvas konkurentsivõimeline ega ka mõistlik. Aga põhiline turbakasutus siis praegu, nagu te ilmselt kõik teate, on kasvusubstraat. Väga vähesel määral on veel alles jäänud ka siis kütteturbakasutus. Eestis vähesel määral, aga Põhjamaades natukene rohkem loomadele allapanu, millega siin nüüd tegeletakse ka Eesti erinevate ülikoolide poolt, on siis erinevad aktiivsöö tootmise võimalused ja ka turba kasutamine näiteks ehitusmaterjalide tootmisel. Ja see, et turvas on hea absorbent, siis see on ka laialdaselt teada ja pigem kasutuses võib-olla nii-öelda kodumajapidamistes maaregioonides. Ja põhiline on siis turbakasutus aianduses ja siin on põhjus väga lihtne. Turvas on jätkuvalt kõige paremaid taimedele kasvutingimusi pakkuv materjal ja ka kõige looduslähedasem. Ja see tingib selle, et nõudlus turba järele püsib. Võib tegelikult arvata, et maailmaturul see nõudlus pigem kasvab. Ma küll ei arva seda, et see nõudluse kasv võiks tulla Euroopast, aga näiteks Hiina lööb siin laineid ja me teame seda, et Venemaal on töös väga mitmed suured uued arendused, sealhulgas plaan ehitada mitut substraaditehast, nii et koos jätkuva elanikkonna kasvuga, linnastumisega, tähelepanuga siis puhtale toidule ja nii edasi, see kõik tingib seda, et turvast ja turba siis lisaaineid taime kasvuks jätkuvalt vaja on. Nüüd, siin on need mõningad teised koostisosad, mis siis kasvusubstraatide tootmisel kasutatakse ka välja toodud ja kuna me täna keskendume väga paljuski kliimale, siis siin on toodud niisugune kliimavõrdlus ja rohelise tulba all näete siis nii-öelda tootmisega seotud heiteid ja hallis tulbas siis kogu nii-öelda elukaare heitmeid ja siin on näha, et turbatootmisega seotud heitmed jäävad tegelikult väga mitmetele nii-öelda siis taastuvatele koostisosadele tegelikult alla. Ja see, kus siis turvas näitab nii-öelda halvemaid tulemusi, on just selle kasutusega seotud pool, et tegelikult absoluutheidete vaates mitmed siis bioloogilised koostisosad oleksid kõrgema tulbaga kui nii-öelda, aga kuna nad on taastuvad, siis neid numbreid lihtsalt ei kuvata. Aga selge on see, et turbal on kasvuhoonegaaside heite mõju, aga sama selge on ka see, et tegelikult see heide on ka kõikidel teistel koostisosadel. Päris heitevaba alternatiivi meil teada ei ole. Ja siin on üks graafik, mida te olete ilmselt ka selle konverentsi jooksul palju näinud ja ma ei hakkagi selle graafiku sisu teile tutvustama, aga ma panin selle graafiku siia selleks, et lihtsalt kinnitada, et Turbaliit pöörab väga suurt tähelepanu sellele, et mis toimub meil kliimapoliitikas. Me teame, kuidas turba tootmine on siis kajastatud heitearuandluses ja millised väljakutsed sellega kaasnevad siis 2030. aasta eesmärkide Fit to 55 ja kõikide muude selliste Euroopa Liidu ja ka maailma nii-öelda kavade raames, nii et selles mõttes me oma rollis saame väga täpselt aru. Ja selleks, et nüüd tulevikule vastu minna, siis Turbaliit on võtnud
sellise konstruktiivse lähenemise, et meie kindlasti ei hakka siin vaidlema selle üle, et kas ja milline see mõju on, kas see mõju on oluline või mitte, et me tegelikult saame aru sellest, et kõik sektorid peavad panustama ja püüdma siis oma heiteid vähendada ja meie ka seda kindlasti teha soovime. Ja üheks selleks väljenduseks, ka mitte nüüd ainukeseks, aga üheks, millest ma siin täna räägin, on siis eelmisel aastal sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooliga, kus me oleme siis kokku pannud umbes 10-aastase uurimisprogrammi kogumahuga 5–6 miljonit eurot. Ja mis keskendub siis 3 peamisele eesmärgile ja siit tulevad ka siis need etapid, et hiljem, kui ma räägin korrastamisest natuke lähemalt, siis see korrastamine on üks ja esimene nendest etappidest, midagi sellist, mida me saame kohe käivitada, aga lisaks sellele on meil siis plaan ja soov uurida täpsemalt, et millised on siis turbatootmisega seotud kasvuhoonegaaside heited Eestis. Me arvame, et senised hinnangud on võib-olla natukene, mitte küll oluliselt, aga natukene ülepaisutatud, et need tegelikult heitmed võiksid olla äkki pisut väiksemad, aga seda näitab siis uuring. Ja kolmandaks ja kõige olulisemaks on siis uuringud, mis loodetavasti võiksid viia lahendusteni, kus me saame siis selles turbakasutusega seotud kasvuhoonegaaside heite osa vähendada. Et need, kes on teemaga kursis, teavad, et on-site heited moodustavad turbatootmisel umbes 15%, ehk siis väikese osa ja kasutusega seotud heited 85%, ehk siis selle lõviosa. Ja siin on muidugi nüüd see, et rahvusvaheline aruandlus eeskirjad tegelik elu lähevad teineteisest üksjagu lahku, et aruandluses arvestatakse kogu toodetud turvas tootmise hetkest tootja asukohamaa heidete hulka. Samas me teame seda, et aianduses kasutatav turvas kohe õhuheitmeks ei saa, et loomulikult lagunemisprotsessid käivituvad kohe alguses, aga see võtab ikkagi väga palju aega ja isegi mitte aastaid, vaid aastakümneid kokkuvõttes. Ehk see annab meile tegelikult võimaluse ära kasutatud turbaga paremini ringi käies suure osa nendest heidetest ära hoida. Ja see on siis see peamine hüpotees, millele need uuringud selles kolmandas etapis on üles ehitatud. Nüüd loomulikult on oluline selle juures ka rääkida seda, et kui suurt kärbest me siin sellega nüüd laskma läheme. Ehk et aktiivsus kasvuhoonegaaside heite vähendamisel on kindlasti tänuväärne, aga samas tuleb endale ikkagi väga reaalselt ka teadvustada, et milline on ühe või teise tegevuse efekt, et kui palju me reaalselt siis midagi saavutame, kui meid ka edu saadab. Ja siin on väljavõte ühest Küünel instituudi uuringust, mida siis eelmisel aastal turbakongressil ka tutvustati. Et andmed ei ole küll nüüd kõige värskemad, aga nad üldpildis kehtivad, et kokkuvõttes globaalsed turbatootmise mahud ei ole oluliselt muutunud. Ehk et see on umbes 8 miljoni tonni juures maailmas, mis siis on umbes 30 miljonit kuupmeetrit ja kogu aiandusturbaga kaasnev kasvuhoonegaaside heide, mis siis koosneb on-site ja off-site emissioonidest, peaks jääma kuskil 9 miljoni tonni CO2 ekvivalendi raamesse. Ehk et kui me nüüd vaatame kogu sellele aiandusturba kasutusele otsa, siis inimtekkelistest heidetest moodustab see ikkagi õige väikese osa ja peaks jääma alla 0,02%. Ehk et tegelikult nüüd aiandusturg, mitte et ma ei ütle sellega, et aiandusturga kasvuhoonegaaside heidete vähendamisega ei peaks peab tegelema ja me seda ka teeme, aga see näitab ka ära selle, et tegelikult mida me sellega saavutada suudame.
et kui me tahame ikkagi nii-öelda globaalses kasvuhoonegaaside heites midagi saavutada, siis esimene koht on ikkagi energeetika, kivisüsi ja muud sellised asjad, millest nähtub 75% heidet. Et seal on see võti. Aga tulles nüüd siis korrastamise juurde tagasi või õigupoolest sellest siis natuke lähemalt rääkides. Et eelmise aasta Turbaliidu üldkoosolekul Tiit kinnitas tegevuskava, mille kohaselt me oleme siis nüüd juba ka tööle hakanud ja valmistame ette siis võimalikult kõikide tootmisalade korrastamist, kus see on siis nii-öelda majanduslikult põhjendatud ja tehnoloogiliselt võimalik. Räägin ka edaspidistes slaidides, et mida me üldse plaanime ja kuidas toimetada, aga siin siis kõigepealt esimesed tulemused, et käesoleva aasta jaanuaris me viisimegi siis kõikide ettevõtete hulgas, kes omavad turbakaevandamise lube, läbi küsitluse ja palusime nende hinnata, et palju nende kehtivate määraldiste piires võiks olla selliseid alasid, mida saaks kas kohe suunata korrastamisse või siis mis võivad veel ammenduda, ütleme, lähema 5 aasta jooksul. Et korrastamine nii-öelda peaks normaaltingimustel toimuma kogu aeg paralleelselt, et kui midagi langeb tootmisest välja, siis see ala peaks minema korrastamisele. Ma pean tunnistama, et see ei ole praegu päris nii olnud ja me kindlasti nüüd pöörame sellele ka tulevikus rohkem tähelepanu ja üritame oma kodutöö ka korralikumalt ära teha. Ja see küsitlus näitas meile praegu seda, et umbes 10 ala puhul on siis erinevate korrastamistegevustega alustatud. See hõlmab umbes 1700 hektarit. Siis tervikuna on korrastatav üks väikemäeeraldis, siis väljakute kaupa osaliselt saaks kohe korrastada umbes 17 mäeeraldist. 15 aasta jooksul võiks tootmisest veel välja langeda umbes 11 mäeeraldist, kogupindalaga pisut alla 2000 hektari ja sellist väljakute kaupa korrastamisalasid võiks juurde tulla veel 16, umbes 830 hektari kaupa. Kuna see küsitlus läks välja siin jaanuaris, siis on 3 ettevõtet, ei ole jõudnud veel vastata ja vastuse ootel on umbes siis 1000 hektarit, nii et palju nendest eelnevatesse aladesse midagi juurde tuleb, seda ma ei oska täna veel öelda, aga põhiosas on meil andmed koos. Ja umbes pooltel tootmisaladel täna selliseid alasid, mida siis korrastada saaks ja tasuks ei ole ja see moodustab siis ka lõviosa mäeeraldistest ehk siis umbes 15 000 hektarit. Kui need andmed kokku liita, siis umbes 5000 hektarit, tegelikult nüüd natukene isegi rohkem, on umbes siis sellist, mis võiks nüüd sellel kümnendil korrastamisele minna. Et siin peab arvestama sellega, et korrastamine on ka üsna pikaajaline protsess, et kogu juriidika, tegevused ja ka siis maatoimingud, et need kõik võtavad aega. Et nende alade puhul siis, mida saaks kohe korrastada, me kindlasti püüame saavutada selle, et nad ka siis tõesti kohe töösse läheksid. Ja siis need alad, mis siis siin ütleme niimoodi keskmiselt 5 aasta jooksul korrastamisküpseks saavad, et ka nende puhul ei tekiks siis põhjendamatuid viivitusi. Ja kui nüüd sellesse 10 alasse natukene põhjalikumalt sisse vaadata, siis korrastamistingimused on väljastanud riik täna 238 hektarile, need on siis pidla ja orgita tootmisalad, siis veel 300 hektarile on korrastamistingimusi küsitud, üle 600 hektarile on juba praegu see tingimuste küsimine ettevalmistamisel. Umbes 150 hektarit on siis korrastamise projekteerimisel, et praegu on siin tegelikult juba mõõdistamine tehtud, et projekteerimine käib ja 400 hektarit pluss siis teises etapis veel 410 hektarit on kaasatud
arendatud siis Waterland projekti ja peaks saama siis korrastatud selle projekti raames. Nüüd üldine tegevuskava, mis me oleme siin enda jaoks koostanud, näeb siis välja selline, et kõigepealt koostame sellise üleriikliku ülevaate. Et minul on siin siin ma tutvustan teile koondit. Tegelikult on meil juba täpsem info siis kõikide mäeeraldiste kohta ettevõtete käest saadud. Exceli tabel, kus me neid andmeid haldame, on oluliselt pikem. Selle alusel siis järgmises etapis, mis nüüd kohe lahti läheb, hakkame ükshaaval suhtlema kõikide ettevõtetega ja käime need alad siis objektipõhiselt veel kord üle. Et täpsustame need pindalad siis konkreetselt ära, piiritleme ja püüame aru saada ka sellest, et kuidas nad siis näiteks suhestuvad olemasoleva alles jääva alaga, sest see peab ju tööle jääma, et seal kindlasti võib tekkida mingisuguseid konflikte, et neid alasid, mis tervikuna korrastamisse lähevad, nagu te nägite, siis neid alasid väga palju ei ole. Siis sellesse protsessi läbi selle koostöölepingu on kaasatud siis teaduspartner Tartu Ülikooli näol, et kõik alad, mis lähevad korrastamisele, need siis kas ülikooli enda poolt või ülikooli juhendamisel vaadatakse eelnevalt üle, et saada siis need soovitused parima võimaliku ökoloogilise korrastamise eesmärgi saavutamiseks. Siis need, kes on uudistega kursis, teavad, et korrastatavate turbatootmisalade vastu on tekkimas huvi ka teistel osapooltel, et see pilt on läinud võrreldes varasemaga keerulisemaks, et kui nüüd korrastada, siis me peame arvestama ka võib-olla teatud juhtudel hilisemaid maakasutusi. On selleks siis päikesepargid, tuulepargid, võimalik märgviljelus, svaagmumi kasvatus, mis iganes. Et see saab olema siis objektipõhiselt ja ka ettevõtete põhiselt. Igal üksikul juhul siis hinnatakse ka ära eelneva ettekandega haakuv küsimus, et kas mõni nendest korrastamistest võiks siis vastata süsinikuheitme vähendamise kompensatsioonimehhanismi nõuetele ja kas neid võiks siis selle mehhanismiga liita või sellesse projekti kaasata, aga selles osas on veel natukene vara öelda, et see oleneb ka sellest, et kuidas need arendused siis riigi poolt ja huviliste poolt ellu viiakse. Kõik eelnevat arvestades peaks siis teaduspartner andma iga objekti kohta soovitused. Nende soovituste alusel lähevad arendajad siis küsima Keskkonnaametilt korrastamistingimusi ja kui need on saadud, läheb projekteerimine käima ja loodetavasti sellele järgnevalt ka siis kohe tegelik korrastamistegevus ja pärast korrastamist siis on vaja viia läbi maa ja loa muutmisega seotud toimingud. Nüüd, millised on võimalikud väljakutsed, et Turbaliit on siin Keskkonnaministeeriumi tähelepanu juba aastaid juhtinud sellele, et kõik korrastamise järgsed maatoimingud on näiteks ülibürokraatlikud, samamoodi loa muutmisega seotud toimingud ja ma ei räägi siin juhuslikest meeldetuletustest, vaid kirjadest, mida me tõesti oleme rohkem saatnud 10 aastat, aga paraku selles osas mingisugust abi ei ole seni tulnud. Nüüd uue teemana, mis on lauale kerkinud, on see, et kui mõningates vanades lubades on näiteks korrastamise suunaks märgitud metsastamine ja kui nüüd arendaja sooviks taastada seal tingimusi sootekkeks, siis ka sellise korrastamistingimuse muutmine on tehtud suhteliselt keeruliseks ja peaks läbima kõik loa muutmise protsessid, et see kindlasti on midagi sellist, mis motivatsiooni väga juurde heliseb. Ja kuna kogu see tegevus on väga selgelt rihitud ikkagi sektori kasvuhoonegaaside vähendamisele, siis täna veel on selgusetu, et milline on või kuidas hakkab olema siis korrastatud aladelt ära hoitud heitme kliimaaruandlusest väljaviimine, mis aastatel korrastamise järgselt see täpselt juhtuma hakkab ja milliste arvutusmudelite alusel, et selles osas teadmist ei ole. Kuna nüüd nende alade mitmekesisus saab olema suur, siis kindlasti on siin palju uudsust.
Õnneks on Eestis juba päris hea kogemus peremehete alade korrastamise näol, see meile on teada ja sellest lähtuvalt ka siis selline teaduspartneri valik, et seda olemasolevat teadmist me soovime maksimaalselt siis sellesse kaasata. Ja nagu ma juba mainisin, siis olukorra muudab mõnevõrra keerulisemaks see, et kui varasemalt anti need korrastatud alad lihtsalt nii-öelda keskkonnale tagasi, siis nüüd võib tekkida meist mitte sõltuv majandushuvi sinna, millega siis tuleb ka korrastamisel arvestada. Ja kas on olemas pikk vaade? Jah, on küll, et nagu ma ütlesin, siis me jälgime väga hoolikalt seda, et millised on siis kliimaeesmärgid nii Euroopa Liidul kui Eesti Vabariigil ja püüame siis ka turbatootmist nende järgi kohandada ja korraldada. Ja siin on võib-olla siis nii-öelda projekti, või mitte projekti, vaid siis tootmise vaates protsendiliselt välja toodud, et mis etappides umbes millised heite vähendamise eesmärgid me oleme seadnud. Et umbes 2030. aastaks võiks siis sellest teadusarendustegevuse 2 esimesest etapist saavutada umbes 25% heite vähendamise, siis umbes 2040. aastaks 3. etapist võib-olla veel täiendava 40% vähendamise. Ja kui siin nüüd ei toimu mingisugust põhimõttelist tootmistehnoloogia arengut või hüpet või mis iganes, siis 40. aastast edasi umbes viimase 1/3 osas peab siis rakendama kas võib-olla kompensatsioonimehhanisme või siis seda ka rahaliselt kompenseerima. Elame natukene liiga vara ja pikk aeg, et seda täpselt öelda. Arvestama peab seda, et loomulikult käib maailmas aktiivne otsimine turba nii-öelda keskkonnasõbralikele alternatiividele. Keskkonnasõbralikkus tihtipeale hõlmab üksnes ainult kasvuhoonegaaside aspekte, mitte tegelikult kogu tootmisahelat. Aga elu on näidanud, et neid ei ole mitte väga lihtne leida. Ja mida ma ise arvan on see, et kogu tootmise ja majanduse ümberkorraldamise käigus meil tekib tohutu defitsiit kõikidest erinevatest toorainetest, mis on siis nii-öelda aktsepteeritud. Ja ka täna konkureerib turvas näiteks kookoskiule ja mitmele teisele koostisosale koos teiste sektoritega, keemiatööstusega ja nii edasi, ehk siis, et neid konkurente nendele toorainetele tuleb juurde, see kergitab hindasid ja tõstab defitsiit. Et mina isiklikult olen täiesti veendunud selles, et tegelema peab turba ka endaga, sest tema omadused on jätkuvalt head ja vajadus selle järgi püsib ja ma usun, et turba kasvuhoonegaaside heidet on väga selgelt võimalik vähendada. Ja sellega ma siis ka siinkohal lõpetan ja kui moderaator annab veel voli kellelegi midagi küsida, siis hea meelega küsin. Korraldajaid tänan kutsumast ja kuulajaid tänan tähelepanu eest. Aitäh! Ja aitäh Erki selle huvitava ettekande eest. Vähemalt üks küsimus on veebidel laekunud, et selle jõuame kindlasti küsida ja siis vaatame, kuidas. Veebist küsitakse, milline on järgneva 5 aasta jooksul plaan siis uusi alasid avada ja mis on nende kaevandusmahtude perspektiiv järgmised 10 aastat? Ma vist läks küsimuse algus natukene kaduma, et palun tohiks korrata. Palju uusi alasid järgmise 5 aasta jooksul avate ja mis on nende kaevandusmahtude perspektiiv järgmised 10 aastat? Nagu ma olen varasemalt mitmetel esinemistel ja konverentsidel öelnud, et mis on sektori jaoks oluline, on stabiilsus. Et minu kindla veendumuse kohaselt ma arvan, et turbatootmine Eestis tervikuna ei kasva, aga ei tohiks ka langeda. Ehk et selle korrastamise eesmärk ei ole nüüd mitte paaniliselt vähendada sektori käes olevaid pindalasid hektari põhiselt, vaid ära hoida siis nii-öelda asjatu kasvuhoonegaaside heide. Ja mõned taotlused tõepoolest ka töös on, et juba pikka aega umbes see mäeeraldiste pindala Eestis on püsinud kuskil seal 20 000 hektari ümber.
et loomulikult see aastate lõikes natukene kõigub, et kui nüüd tekib siin selline umbes 5000 hektari tagastamine, siis võib-olla langeb ta natukene sellest 20 000 hektari piirist allapoole, aga ühesõnaga kokkuvõttes mina ütleksin, et ta peaks jääma umbes sellele tasemele, et kas seal on pluss-miinus 1000 hektarit siia-sinna, seda ma loomulikult kommenteerida ei oska. Ja teiseks, Eestis on reguleeritud siis ka kaevandamise maht, et kuna sellel on väga selge piir ees, siis ma ei näe, et see kaevandamise maht saaks kasvada. Vähemalt mitte enne, kui ei ole saavutatud olulist edu siis kasvuhoonegaaside ja heite ärahoidmisel. Aitäh, ma vaatan igaks juhuks siia saali poole ka. Nii, siin kiirelt kerkis üks käsi. Et tervist, küsiks sellise asja, et kui nüüd kujutleda ette sellist kaalukaussi, kus ühes otsas on võimalik turbatootmise kasum ja teises otsas on kõigi nende alade taastamise peale minev maksumus. Nagu me teame, soode taastamine on väga kallis asi. Et kas reaalselt niimoodi, vaadates on turbatootmine üldse kasumlik? Kindlasti on kasumlik, mitte ainult turbatootjale, vaid ka kogu ühiskonnale. Et Tartu Ülikooli senised korrastamiskogemused on siin lubanud nendel tulla välja umbes sellise hinnaga, et niisugune kõige siis kvaliteetse tootmisalade taastamine maksab suurusjärgus umbes 2500 hektarit või 2500 eurot hektarit. Et tegemist ei ole ilmselgelt väikese rahaga ja kui me korrutame seda tuhandete ja tuhandetega läbi, aga ka Eesti seadus näeb ette seda, et ettevõtted peavad moodustama korrastamise reservi, et probleeme tekib siis, kui tekiks mingisugune äkkpidurdus, et kõik need peaksid kuidagi päeva pealt hakkama korrastama, et siis tekib küll küsimus, et kust kohast see raha tuleb. Aga normaalse majandustegevuse korral, kus see üleminek on paindlik, siis mina ei näe, et ettevõtetel võiks tekkida finantsraskusi korrastamiskohustuse täitmisel, et siin ei ole midagi ebareaalset. Et samasugused maksumused on ka tegelikult ehitusmaavarade puhul ja võib-olla põlevkivi kaevandamisel olid nad isegi kunagi suuremad, seda ma täpselt küll ei tea. Ja aitäh vastuse eest ja ma kahjuks, mul oleks ka endalgi küsida ja ma arvan, et see diskussioon võiks siin huvitavalt jätkuda pikalt, aga selleks, et me jõuaksime peale lõunat siin ka kuulata ja vaadata ja rääkida, peaksime ikkagi sellele lõunapausile, ma arvan, minema, sest et aega väga palju isegi ei ole jäänud, et siia kella 8 tagasi tulla. Nii et aitäh, Erki, praegu selle ettekande ja vastuste eest. Ja aitäh teile kuulamast ja ootame siis kõiki tagasi kell 2, et enne kui te lähete lõunale või kui te tulete lõunalt, siis olge hea, täiendage neid sildikestega jutumulle seal selle visuaalse kaardi peal seal ja kes on veebis, siis ootame teie kommentaare ja ka küsimusi nendel teemadel, millest räägitud on. Et siis kohtumiseni kell 2.